Meil käis täna beebivaatleja ja põhimõtteliselt on point see, et lasteteraapia õppes ja just oli, on siis see on 5-aastane õpe ja 1 aasta jooksul tuleb siis ühte beebit jälgida terve tema esimese eluaasta jooksul ja siis me otsustasime, et nii-öelda ulatame abikäe ja siis osaleme selles ja meil siis nüüd käib sellest nädalast alates aasta aega iga nädal üks beebivaatleja. Et esimene kord on tehtud, Tirts pidas ennast väga eeskujulikult üleval, väga ei jonninud, aga ega nad üldse ei vaatagi otseselt käitumist, vaid ongi lihtsalt, et kuidas see beebi areneb, et nad ei hinda midagi, vaid lihtsalt ongi, et lihtsalt vaatavad. Vot. Ja täna on ka beebikinopäev linnas, et beebigrupist paar tüdrukut tulevad veel. Nii et ma siin kohe-kohe hakkangi settima Tirtsu autosse, siis me oleme linna ja siis me vaatame veits kino. Mõnus poolik hommikusöök, aga ülimõnus. Päike paistab ja näjutsin endale 2 võileiba ja suure tassi kohvi teha. Tirts on mul rahulik ja läks tööle. No mis sa hingeelult veel tahad? Tav saatis täna mingi paki. Siin on see mingi massaažikeel, siis on kehakreem, kehalosioon, kehaõli ja veel mingi kreem, aga ma ei tea, kätekreem vist. Ma arvan, sellepärast, et siin on hollandi ja prantsuse keeles, et noh, või siis Poola. Nii et saab aru küll. Kuna Sushi Plaazal lõpuks on Viimsis, siis me spontaanselt otsustasime, et tuleme võtame endale sushit õhtuks maiustamiseks. Et tegelikult ma võtsin endale paki krapsu ja suure potku jäätist ka. On ju? Jõvedat rosinatega jäätist. No neid rosinaid ma sealt ise ka ei taha, aga äkki ülejäänu on hea. Hei, on laupäev, mind vist see nädal väga rohkem ei olegi vlogis, vabandan, aga igatahes täna ma lähen väiksele nii-öelda rattamatkale Tallinna linnas, meil töökaaslastega koos on see, nii et ma üritan võimalikult palju filmida, aga ma hakkan siis minema. Kala filmida. Kala. Nüüd tuli kala aist, tuli ka kohe. Tuli jah? Tuurde tandem, jah. Pedal power. Aga üllatavalt kerge on ikkagi sõita tandemiga. Alguses tundus nagu, et võimatu, aga kui ära harjud, siis on juba päris vabu. Ma lõpuks filmisin selle video ära, mis ma siin ükskord vist juba paar blogi tagasi äkki küsisin, et kas kedagi huvitaks, kui ma räägiksin mingitest väikestest tähelepanekutest, mis minul on aidanud need esimesed nädalad lapsega üle elada. Ja tähendab mitte üle elada, vaid ütleme siis niimoodi, et ellu jääda. Ma vist tegelikult kasutasin seal videos ka väljendit üle elada, aga ma mõtlesin ellu jääda, kuidas säilitada kaine mõistus ja hakkama saada. Et see video on filmitud, monteeritud, ta on hästi toores, ta ei ole mingi fancy, ta on hästi pikk jälle, ta on ka mingi 25 minutit. Et kõik rasedad või kes värskelt beebi on saanud, siis see on teile suunatud. Ja nüüd siis sel nädalal teie jaoks siis, ühesõnaga pärast seda videot on see üleval. Vot. Nii et keda huvitab, siis minge vaadake ja andke märku, kas oli midagi kasulikku ka seal.
et ma ei tea, kes tahab midagi veel eraldi küsida, siis võite mulle näiteks meili peale kirjutada või põhimõtteliselt Facebookiga. Et ma usun, et te leiate mu sealt ülesse meiliaadressi, kui muud moodi ei saa, kui mul see siin all videokirjelduses ei ole, siis kindlasti kuskil on. Küsin tuurte ära, taskad nii varem. Proovi, nii on väga hea. Ma ütlen, tagant. No eks ole trenni ka tehtud. Tegelikult meil oli Kaanoga see klipp, oli kõik läbi mõeldud. Kuule, teeks mingi kumminalja kõik ära. Korras või? Jaa. Ikka see klõpad siis... Ma panen ka paar matku. Mul ei läinud lõpuni ära. No. Liivarand, jah? Põhi on liivan. Läheme edasi. Tahavad meid maha rapatada. Käed kõrvale. Et nagu mingi päkkes on ikka. Kui ma võtan. Ei, ma mõtlesin, see oli 14. Taha poole. Näed, see oli isegi natuke nii, ära lollita korra. See vanda kukub, tuleb ise üles. Ma tegin otsuse ära, teil on raske otsuse peale tänast poolt. Tükkideks. Ma ei tea, 4-5 korda leidsime narkootikume sealt. No muidugi need, kes see tordi tõid, need olid nädala jooksul juba meil siin külas. Need ei olnud sama lihtne. Sest ta kirjutas avalduseks, oli kõik tema adressaat, kõik oli peal. Piisanud helistasid politseis ja politsei läks võttis kinni. Selle ukse peal me võtsime siin pea ukse peal. Ja selle advokaadiga. Kui aastat Eesti liikmel oli 4 aastani, 8 psühholoogi, Liiduajal sellist asja ei olnud. Praegu vangi peavad vangast aega, kui terve linnas. Oma hind on vangast 1400. Nii, olen autos tagasi nüüd. Kann on väga valus. Sõitsime 25 midagi sükst kilomeetrit umbes. Ja ma ei tea, tandemrattaga sõita, ma alguses arvasin, et on keerulisem. Tegelikult oli täitsa lihtne. Et see tasakaalu hoidmine on alguses raske. Aga kui see käppu saada, siis on suht lihtne. Sõitsime isegi mingid pool liiva sees ja killustiku ja ma ei tea, mis kivi teede peal ja saime hakkama, jäime ellu. Aga nüüd ma hakkan koju liikuma, lähen poest läbi, siis me mõlemad Liinaga oleme natuke tõbised. Lähen ostan meitsa manti, comfort foodi ja siis koju. Suutsin endale külmetuse külge hankida. Eile õhtul, tegelikult paar viimast õhtul ma olen tundnud, et neil on natukene valus, aga nüüd täna hommikul märkasin punase kurguga või tegelikult vist oli see isegi eile õhtul, kui ma tundsin, et kurg on natuke punane ja kergelt tuurses, aga siis nüüd tänase jooksul on mul veel nohuga tulnud ja ma tunnen, et natukene siuke nohu hääl hakkab ka tulema. Ja veel just jõudis oma rattamatkalt koju. Tibu magab mul siin ja teen süüa just. Tegelikult söök peaks valmis olema. Nii et Joel, sa võid kohe varsti sööma tulla. Hommik. See on pühapäev. Ma olen imeline välja, sest et ma olen haige. Ja ma vaatan, issa ma vaatasin, et see varbad on Timmu, aga Timmu ei käi siin kunagi.
Vaatan Gilmore Girls ja ootan, et ühel üles ärkaks, sest mul kõht räigelt ja ma tahaks juba pannkooki. Ei vihja niimoodi. Ei vihja niimoodi. Teine peaks ärkama. Mul on kõht väga tühi. Mul on öösiti ärkamisega läheb ka öösel kõht tühjaks ja siis mul praegu on need riisigaletid voodi kõrval. Ma olen juba paar tükki söönud, ma tegin endale juba teed ka ja ma võtsin paratsetamooli sisse. Riisigaletid või? Aga ma tahaks need päris süüa. Ja ma ei oska öelda, aga lätlased on meie käest küsinud seda vedurit. Ma oletan, et siis Lätis ka laia röökmelist ei ole aluvedu. Meil on patu moment praegu, me lõpetame vlogi esmaspäeva hommikul ära, aga asi on selles lihtsalt, et eile ma jäin ikka täiega haigeks. No ikka niimoodi, et ma ei liikunud ega ei teinud mitte midagi põhimõtteliselt. Ma olen nagu pillukas praegu. Nii et ma olin lihtsalt terve päeva voodis ja surin. Ja suht sama teema jätkub täna ka, aga aitäh, et vaatasite.